Ma tahtsin jagada natukene, aga ma alustan ühe näitega oma elust, mida ma olen kindlasti mitu korda jaganud. Aga siis mul tuli meelde, et Jeesus rääkis ka mitu korda ühest asjast. Ja see pole üldse midagi imelikku, kui räägitakse ühest ja samast asjast. Järelikult see on oluline. Ja kui me vaatame seda, et me kõik tegelikult oleme, kes me oleme kutsutud, kes me oleme tema kutse saanud olla tema pruut, siis pruudil on üks selline eeldatav omadus, mida kõik me ootame, et ta on puhas, ta kleit on laitmatu, valge, ilus, seal ei ole plekke peal, kui on, siis tuleb ära pesta. Ja me samamoodi ootame tegelikult enda elu suhtes, et me tunneme tegelikult seda oma sees. Et kuna piibel räägib meile sellest, et me oleme tema pruut, siis ma tean, seda meestel võib-olla natuke raske mõista, aga küll te ära harjuta selle mõttega, kui me läheme nagu sügavuti sellesse teemasse. Et kui me tegelikult anname endale aru sellest, et me tahaksime olla puhtad ja laitmatud tema ees, siis juhtub üks selline asi, et inimene proovib hakata ise ennast puhtana hoidma. Ja seal on terve hulk ja terve rida asju, mida inimesed siis hakkavad nii-öelda kiiresti tegema selleks, et nad oleksid nii-öelda pruudi tasemel ja puhtuse tasemel. Ja ma räägin siis kõigepealt selle näite oma elust ja siis tahan väga nagu toonitada seda, et meie oleme tema poolt kutsutud. Ja kui me selle kutsele vastame, siis tegelikult mitte tema ei tee teatud asju meie eest ära, aga ta tuleb ja saab meie elus ainult teha nii palju, kui me seda lubame. Niisiis see näide on selline. Ma tean, et osad on seda kuulnud, aga ma räägin seda sellegi poolest. Kui mul oli üks selline eriline aeg issandaga, siis ma palvetasin hästi palju ja väga palju palvetasin. Ja kogu aeg ütlesin Jumalale seda, et ma tahan olla see oksa, mida sina puhastad. Ma tahan olla see, kes kannab sulle vilja. Ja ma tean, et piibel ütleb seda, et ta kõigepealt puhastab seda oksa. Et ta kannaks rohkem vilja. Ja mida rohkem ta puhastab, seda rohkem ta kannab vilja. Ja ma palvetasin selliseid palveid ja olin nagu issand ees sellega. Ja siis ütlesin talle ka, et tegelikult ei olegi midagi sellist, mida ma jätaks tegemata, kui sa ütled. Et ma ükskõik, mida sa palud, ma teen seda, Jumal. Ja siis ta ütles mulle, sa teed kõik, mis ma ütlen. Kas sa oled täna valmis surema? Kohe praegu. Ta küsis minu käest, mina küsin seda teie käest, ärge valesti aru saage. Tema küsis seda minu käest, kas sa oled valmis jätma see kõike ja tulema minu ette. Sest sa ütlesid, et sa oled sõnakuulelik kõiges. Et sa oled valmis kõike tegema, mis ma ütlen sulle, mida ma ootan sinult. Ja kui sa tahad olla lõpuni sõnakuulelik, siis ütle mulle jah. Aga kui sa ei taha olla mulle sõnakuulelik, siis ütle ei. Midagi ei juhtu. Kell tiksub ikka edasi ja aeg läheb edasi ja kõik on tore. Ja et kuidas sa nagu otsustad, see on sinu otsus. Et mulle meeldis see lause, mida hiljuti mulle siin üks lähisugulane ütles. Ja see on hea lause tegelikult. Et õpetaja vaikib, kui õpilane eksamil. Ja kui meie oleme tihti peale eksamil, siis meie isa ka vaikib, sest me ei tee seda eksamit muidu ära. Kui ta ütleb meile ette, siis me ei tee seda eksamit ära. Ja mina olen kogenud väga palju selliseid teste issanda poolt, kus see tundub täiesti isegi nagu vastuvõetamatu, et tema võib nagu sellist asja rääkida või küsida. Aga kui pärast see test on läbi, siis ma mõtlen, et on ikka issi taevas meil, et ta ikka teeb selliseid asju meiega teinekord, aga samas see viib nagu võidule. Ja kui tema küsis minu käest, et kas sa oled valmis ütlema mulle jaa, et ükskõik, mis su elus praegu on, sa lihtsalt astud sellest pakendist välja ja tuled minu juurde. Kas sa oled valmis seda tegema täna?
see on isiklik kogemus, ärge võtke isiklikult teie seda, see juhtus minule, ma ei tee sellest õpetust, ma ei hakka sellest nagu õpetama, ma räägin ühest väga autentsest kogemusest. Ja nüüd on huvitav, et kaugelt on nagu hea hõisata, et issand, ma teen kõik, mis sa tahad, halleluuja, näpud püsti, kõik on nii tore, eks ole. Aga kui ta päriselt küsib, et kas sa oled valmis, siis ma läksin tõsiseks. Mul oli igasugune naljasoon kadus kohe ära. Ma läksin väga tõsiseks ja mul olid lapsed siis väikesed. Üks laps oli magama läinud juba õhtul ja magas õndsat tund ja ma seisan seal keset tuba ja mõtlen, et mis see nüüd on siis. Meil on võited Kristuses ja elame igavesti ja kõik on nii tore ja kuidas ta nüüd küsib sellist asja minu käest äkki. Ja ta ütles mulle, sul on kella 3-ni aega veel vastata. Aga vasta ausalt. Sa teab nagunii, kui sa oled silmakirjalik, on ju. Ja siis tuli selline võitlus. Ma olin nagu Jaakob, kes võitles Jumalaga. Kondid olid kõik haiged pärast. Selles mõttes, et see tuli selline võitlus. Siis ma tundsin, et ma ei taha ära minna siit. Mul on nii palju kohustusi. Mul on lapsed ja pere ja sugulased ja vanemad ja kõik muud asjad ja ma ei taha minna ära siit. Mul on nii palju asju, mida ma armastan siin maailmas, mis on mulle väga kallid ja mis on mulle väga olulised. Ja kuidas nad üldse ilma minuta siin ilmas hakkama saavad? Okei, see oli nali. Et ilmselt saavad. Aga ma nagu tundsin, et Jumalal on nagu väga tõsine küsimus sellega. Ja pikk jutt lühikeseks, see võitlus oli asutus väga kohutav. Ja kui ma siis olin kella 3-ni üleval öösel, siis ma lõpuks vastasin talle ausalt ja ütlesin, aitäh sulle. Ja ütlesin talle, ei, ma ei tule kuskile. Olgu selle sõna kuulelikkusega, kuidas on, aga ilmselgelt ma olen ämbrisse astunud oma hõiskamistega Jumalale. Et hõisata ja laulda on hästi kerge ja palvetada seda asju. Aga kui tegelikult sa oled nagu kaalukaussidel, siis kaob naljatuju täiesti ära. Ja minul oli naljatuju täiesti läinud ja ma ütlesin, et ma ei tule. Ma ütlen sulle ei. Las ma olen siis sõna kuulmatu, aga ma ütlen sulle ei. Ma ei tule mitte kuskile. Ma ei taha tulla. Ma olen liiga noor. Vara veel. Ei taha, ei tule, ei tee. Ja mõtlesin, kas nüüd tuleb pikne taevast alla või tuleb maaväris ja mitte midagi juhtunud. Aeg läks ikka edasi ja ma olin väga pettunud endas. Pigem ma olin pettunud selles, et ma olin nii palju lubanud Jumalale. Mõtlemata, mida ma ütlen tegelikult. Ma olin nii palju lubadusi andnud talle. Ma olin nii palju öelnud, mida ma kõik tema jaoks teen ja mida ma kõik tahan teha. Ja siis ma tundsin, ma olen läbi kukkunud, et ma olen nagu ma olen. Isekas ja hoian hammastega ja küüntega sellest elust kinni ja tahan seda elu nautida siin ja sellisem olen. Ja siis ta ilusti 12 tundi lasi mul nii-öelda siis sellises olukorras olla, kus ma tundsin suurt pettumust. Et huvitav on see, et Jumal on alati aja küll. Tema veres pole aega, tal ei ole kella. Ja tema tuleb siis, kui tema tahab. Ja tema tuleb siis, kui tema otsustab. Ja tema kutsub sind, kui tema otsustab. Meil on hästi kiire kogu aeg. Me arvame, et kui kohe asjad juhtu, siis on jama majas. Ja siis oligi 12 tundi, ta lasi mul oodata. Ja siis ta järsku kell 3 päeval ütles mulle, et sa ei pea olema selles asjas sõnakuulelik. Sest keegi teine oli sõnakuulelik sinu eest. Keegi teine oli see, kes suri sinu eest. Kes võttis ja oli lõpuni sõnakuulelik, et sina võiksid täna elada. Ja see keegi teine oli Kristus. Ja kui sa lihtsalt loed või kuuled seda, siis see on üks asi. Kui tema ise sulle seda ütleb, ta ütles seda mina vormes. Ta ütles, et mina maksin juba hinna sinu eest. Mina läksin ristile, mina tõusin üles. Mina olin sõnakuulelik. Kas te olete kunagi mõelnud selle peale? Et see on ka selline isiklik ilmutus, mida kunagi issand näitas mulle, ma usun. Et Eedeni aias,
kui Eeva ja Adam langesid pattu. Isa oli nad loonud suures armastuses, suures meisterlikkuses. Mis te arvate, kus isa oli siis, kui Eeva võttis selle keelatud viljapuust ja Adam nämmis kohe kiiresti järgi, sest naine oli nii kallis ja ilus, et ei saanud talle ka kuidagi enam ära öelda, eks ole. Kus isa oli siis? Kas isa oli ära läinud kuskile? Aga sa kujutad ette, kui sa lood midagi nii imelist, kui sa lood kedagi enda varjuks, enda imidži järgi, enda varjuks, on ta peegelduseks, nagu piibel ütleb. Ja siis ta lihtsalt otsustab sulle selja keerata, sellepärast, et ta jääb kuulama kellegi valet, kuigi sa oled teda hoiatanud. Ja sul ei ole luba ühtegi korda vahele segada. Sul ei ole luba ühtegi korda hüüda. Hei, mis sa teed? Ära võtta vastu näppe, nagu meie teeme oma lastega. Sul ei ole seda luba, sest see ei oleks muidu õiglane. Ja sa lihtsalt vaatad pealt, kuidas terve inimkond langeb pattu. Isa oli seal aias. Ma väga palun, et sul tuleks sügavam ilmutus selleks, milline on isa süda. Ja ta oli ka selles teises aias, kus Kristus kannatas, kus ta verepisaraid valas. Enne seda, kui ta ristile läks. Ma olen väga palju inimesi kuulnud ütlemas, et ta ei olnud ju ikka päris inimene ka, et ta oli Jumal ja ta oli inimene ja kas ta üldse seda valu niimoodi tundis ja kas ta kõike seda piina niimoodi tundis ja mis tal viga, eks ole, ta teadis, kus ta läheb, et mis viga kannatada, kui sa tead, varsti on see ümber ja oled seal üleval juba. Ja. Aga miks siis Jeesus ütles, et isa, kui see on võimalik, mingu see karikas minust mööda. See pidi olema nii kohutav koorem, vaimne, hingeline ja füüsiline, mida ta tundis ja kannatas meie eest. Et tema isiklikult, kes ta oli Jumal inimeses, ütles, et ma ei jaksa seda koormat kanda. Ma ei taha selle koormaga minna. Kui see vähegi on võimalik, mingu see minust mööda, mingu see ära, mingu see kaugele. Äkki ma saan kuidagi elada. Ma ei ütle, et mina olen sellises olukorras, on see sina, aga see oli natuke sedamoodi heitlus, mida ma tundsin selles tunnistuses, mis ma just rääkisin. Ma tundsin, see ei ole üldse lihtne ja mina ei pidanud ristile minema. Ma ei pidanud kellegi teise ees surema. Ma pidin lihtsalt sellest elust lahkuma. Ja see oli ka niivõrd raske lihtsalt. Ja siis, kui Jeesus ütles, et mina olin lõpuni sõnakuulelik sinu eest, siis ma mõistsin, et isa oli ka selles aias, kus Kristus ütles, ma ei taha minna ristile. Ma ei taha teha seda, milleks ma olen sündinud. Enne seda me näeme mõni aeg varem, kuidas Peetros ütleb talle, ärgu seda sulle sündigu, et sa ristile lähed. See oli väga selline inimlik, hingeline pöördumine, eks ole, sest ta ei tahtnud näha Kristust kannatamas. Ja Kristus ütles selle peale, taganemus saatan, sest sa ei mõtle Jumala kombel, vaid inimeste kombel, eks ole. Aga ta oli ise samasuguses olukorras järgmine hetk. Kas just järgmine hetk, aga natuke hiljem, kus ta ütles, et isa, vähegi võimalik, mingu see karikas minust mööda. Ta oli nii läbi omadega, et issand saatis oma ingli teda kannatama või tähendab kannatustes kinnitama, eks ole. Ja kui me nagu vaatame seda ja mõistame seda, et tema läks lõpuni sõnakuulelikkuses, tema läks lõpuni sõnakuulelikkus, et maksta hind meie eest oma verega. Ta läks lõpuni, ta kannatas lõpuni, siis sina ei saa iseenda pärast enam kannatada. Sa ei saa enda pärast enam hinda maksta. Sa ei saa ise oma pruudikleiti puhastada, sellepärast, et sa ei oska seda teha. Sa ei saa seda teha. Ja kui sa proovid seda teha inimlike väliste asjadega, siis tegelikult see annab sulle ühe hingerahu. Aga see ei ole see, mida tegelikult Kristus tahab, et sa ilmutuslikult aru saaksid. Kui ta ütles, nii nagu ma rääkisin siin paar jutlust tagasi, see on lõpetatud. See on lõpetatud, see on päriselt lõpetatud. Ja tema oli see, kes sai sõnakuulelikuks sinu eest ja minu eest. Sellepärast on hästi oluline mõista, et tule tema ette, nagu sa oled. Sa ära proovi olla parem või kuidagi teeselda, nagu mina üritasin öelda, et issand, kõik, mis sa küsid, seda ma teen.
jube kerge on niimoodi öelda. Aga kui ta päriselt sulle esitab selle küsimuse, siis on see lihtsus kõik läinud ja sa saad aru, et see on väga tõsine küsimus. Ja Jumal tegi mulle väga sellise tugeva testi, kus ma mõistsin, et see teeb alandlikuks tegelikult. See võtab ära selle meie enda tegude uhkuse, mis tuleb väga kergesti. Mina tegin, eks ole, siis ma nii tore inimene, vaata, ma teen igast häid asju ja toredamaks lähen. Ei ole nii, sellepärast, et Kristus tegi minu eest need asjad. Ja mina ei saa ise oma pruudikleiti puhastada. Et selles suhtes tahtsin lugeda kirjakoha Matteuse evangeeliumist ja see on hästi tuntud kirjakoht, aga see kirjakoht anti mulle Matteuse evangeelium 11 peatükk ja ma ütleksin 28 on see salm, mis ta mulle andis, aga mul on 27. Kõik on mu isa andnud minu kätte ja ükski muu ei tunne poega kui ainult isa. Ega ükski tunne isa kui ainult poeg ja see, kellele iganes poeg tahab seda ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja koorem on kerge. Et ta ütleb väga selgelt, tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud. Me näeme hästi palju seda, kuidas inimesed, ma olen seda kuulnud lihtsalt, ma olen nii palju inimestega rääkinud sel teemal, kuidas inimesed lähevad väga tihti, nad lähevad doktriini juurde. Nad lähevad kirikliku süsteemi juurde, nad lähevad traditsioonide juurde, nad lähevad mingi liturgia juurde, nad lähevad tunnetuse juurde, nad lähevad erinevate asjade juurde ja nad ei leia selle hingamist ühel hetkel. Siis nad kibestuvad, siis nad pahandavad. Alles hiljuti me rääkisime ühe inimesega, kes ütles, et aga ma tulingi tegelikult kirikusse sellepärast, et sa oled nii toredad inimesed. Ma tulin sellepärast, et nii toredad inimesed on kirikus. See tegelikult, see võib väga tihti niimoodi olla. Et sa käid sellepärast, sa lähed sellepärast, et sa leiad ühe väga toreda seltskonna seal, eriti meie juures, eks ole. Selles mõttes, meil on väga tore seltskond siin, halleluuja. Aga Kristus ütleb siin kirjakohas, et tulge minu juurde, kes te olete koormatud, vaevatud. Ja ma ei väsi kordamas seda, mida ta mul siin paar kuud tagasi väga selgelt ütles. Ta ütles, et kuhu sa nad viida, kuhu sa juhid need inimesed. Kui sa juhid nad õpetuse juurde, kui sa juhid nad osadusse, kui sa juhid nad kuskile, kui sa juhid nad minu juurde. Et juhi nad ainult minu juurde. Sellepärast ma kogu aeg toonitan seda. Sellepärast, et see on Jeesuse käsk mulle isiklikult. Ära juhi need kuskile mujale. Vaata, et nad ei lähe kuskile mujale. Vaata, et nad tulevad minu juurde. Ja siis ei ole mitte kuskil vahet, kus sa käid. Kus koguduses sa kuulud, kus sa palvetamas käid, kus sa sööki käid söömas. Seal ei ole vahet, kui sa oled tulnud tema juurde. Sellepärast, et siis oled sina joodetud tema ihusse. Sa oled tema ihu liige ainult siis. Sa oled tema pruut ainult sellisel juhul, kui sa tuled tema juurde. Mitte struktuuri juurde. Mitte traditsiooni juurde, mitte kiriku juurde. Hästi paljud inimesed ütlevad, aga ma olen käinud ristimas seal kirikus ja ma olen usklik kindlasti, sest ma sain eelmises elus kunagi 3 sajandit tagasi ristitud ja räägivad sellist juttu sulle, eks ole. No, see on tore, kui sa oled saanud kuskil ristitud. See on tore, kui sa oled kuskil käinud. See on tore, kui sa kuskil oled lõpetanud. Aga küsimus on, kas sa tunned teda isiklikult? Ja kui sa ei tunne teda isiklikult, siis kõik see taaka, mida sa oled lasknud valmistada iseendal selleks, et näidata, et sa oled hea kristlane, et sa oled eeskujulik kristlane, sa oled tore inimene, sa oled puhas ja aus igatepidi, plekitu justkui. See tegelikult jääb kolinal maha, kui sa ükspäev seisad Kristuse ees päriselt. Ja sinna sa ei saa võtta mitte midagi. Mu ema nägi hästi huvitav unena. See on vist, see oli minu jaoks nagu väga hämmastav, et minu ema midagi sellist nägi, aga see selleks. Ja ta nägi unes, et tema oli pruut. Ta oli pruut, see oli alles paar aastat tagasi, ilusa valgekleidiga. Tänu Jumala pruutide eest, halleluuja. Meil on täna üks pruut siin, sellepärast me vaatame vahepeal seda ilusat kleiti ja mõtleme, et endal võiks ka olla selline kleit ikka veel ja seljas. Vähemalt vaimulikus mõttes me usume, et see on meil.
ja minu ema nägi sellise unenäo, et tema oli valges kleidis pruut ja ta läks mööda väga kitsast rada. Ühel pool oli nagu kaljusein ja teisel pool järsk kuristik. Ja seal teel ei mahtunud käima kahekesi. Tema selja taga oli üks teine inimene, üks naine, kes teda nagu saatis. Ja ema vaatas, et see rada läheb ainult kitsamaks. Ja küsis selle naise käest, kes tema saatja oli, et kas kuidagi otse me ei saaks minna, et kas me peame seda kitsast ja käinusest rada nagu minema, et kas kuidagi lõikekat ei saaks panna, et kuidagi nagu paremat teed pidi või otsemat minna. Ja see naine, keda mina tõlgendan, et tõenäoliselt oli ingel selles unenäos, ütles talle, et me võime minna mööda teist teed, aga siis me saame surma. Siis me ei jõua peigmeheni mitte kunagi. Sest ema teadis unes, et ta läheb nagu enda pulma ja peigmees ootab teda kuskil ja ta läheb selle valge pruutkleidiga, aga tee on niivõrd kitsas, et vaatad, et üldse sa kuidagi käia saad. Ja tema küsimuse peale ütles, jah, me võime, aga siis me saame surma. Me ei jõua peigmeheni, me ei saa mitte kunagi kohale. Mis tähendab seda, et Kristus on andnud meile ainult ühe tee. Ta on ainult ühe tee andnud meile käimiseks. Ja see on see tee, kus tema ees läheb. See tee, mille lõpus tema ootab meid. See on huvitav, et kui ma olin väike laps, ma elasin ju kiviajal, eks ole, siis kui ei olnud olemas internet, ei olnud nutitelefone, ei olnud arvuteid olemas, keegi isegi ei teadnud, mis see on. Ma pidin närvišoki saama, kui ma nägin esimest korda inimest rääkimas mobiiltelefoniga, sest ma mõtlesin, et ta räägib hästi kõvasti üksipäini ja panin jooksu. Et selles mõttes meie elu oli nagu teistsugune. Ja kui mina olin väike laps, siis isegi telekas oli selline suur haruldus, mida kõikidel ei olnud kodus. Ja kui ta oli sul kodus, siis sa nägid seal tõenäoliselt ühte kanalit, eks ole. Ja siis me olime väga loomingulised, me mõtlesime ise mänge välja, mida mängida. Kuna ei olnud ju kuskil nutiseadmetes midagi meile pakkuda. Mõtlesime välja ja mina mõtlesin ühe sellise mängu välja, mille nimi oli 100 teed. See on huvitav, kuidas mingi 6-7-aastane laps mõtleb sellise asja välja. 100 teed. Ja see mäng oli selline, et ainult üks tee viis koju ja ülejäänud 99 teed viisid nõia juurde, kus ootas ees kuri nõida. Aga üks tee nendest 100 teest viis koju ja me pidime selle tee üles leidma. Kui prohvetlik mäng tegelikult, kui sa mõtled 6-7-aastase suhtes, kes ei ole absoluutselt kristlikus taustaga ega kristlikus kodus üles kasvanud, eks ole. Ma olen rääkinud, et ma olin täiesti mitte kristlikus kodus üles kasvanud inimene. Ja me sageli, kui ma tõin ka selle ema näite pruudist, siis me sageli tegelikult mõtleme, et kas on mõni teine tee veel, et me saaksime isa juurde. Et kas on kuidagi mingi võimalus, et me saaksime nihverdada natukene, otsem tõmmata või natuke kompromisse teha või kuidagi teistmoodi minna. Aga sõna ütleb, et Jeesus on tee, tõde ja elu ja ükski ei saa isa juurde muidugi tema kaudu. See on uks. Ja meil võib olla kõik tunnetus, meil võib olla kõik teadmine, me võime olla inimesed, kes pidevalt kontrollivad ennast ja vaatavad, et nad valesti ei käituks. See kõik on iseenesest hea ja tervislik ühiskonnal. Aga küsimus on see, kas see viib sind tegelikult peigmehe juurde, pruudina. Kas sa ühel päeval kohtud temaga sellel kitsal rajal, kuhu ei mahu mitte keegi teine. Sinna ei mahu sinu teod, sinu pingutused, sinu traditsioonid, sinu religioosne arusaamine asjadest. Sinna mahub ainult see, kas sa tunned Kristust ja kas ta ütleb, jah, ma tundsin sind. Ma kutsusin sind, ma tunnen sind ja ma tahan olla sinu peigmees. Et see on ainukene võimalus. Ma tean, et tänapäeval on väga nii-öelda populaarne igasugune New Age'i komistamine ja arvamine. Meil oli üks juhtum, kuidas üks inimene, kui me tegime Nõmme kases koosolekuid ja pärast jäime sinna õhtupoole veel lobisema ja siis üks inimene meie seast kutsus endale auto järgi, oma sõbra kutsus järgi, kes ei olnud kristlane. Ja see inimene ei teadnud, et see on kristlik üritus. Ta arvas, et seal on mingi reede õhtune pidu. Ja tuli sinna sisse siis, ja ma ütlesin, kus on sisse inimene?
et ega siis mis ta seal ukse taga siis ootab autoga, las ta tuleb ka sisse. Tuli sisse, vaatas meil veeklaasid ees. Küsis, et kas teil nagu alkoholi või midagi ei olegi siin. Ma ütlesin, ei ole, et meil on siin piiblitund ja kristlik üritus ja kõik sellised asjad. Mis mõttes kristlik üritus? Ma ütlesin, kuule, istu ja nüüd kuula, mis ma räägin. Ja ma ütlesin, vaata, et võib-olla see teinekord siin sul pole teist võimalust enam. Ja siis tal oli 2 või 1 naine või mäleta, mitu tal neid naisi kaasas oli tal keegi kaasas ka ja ma ütlesin, nüüd istu ja kuula rahulikult. Ja mõtle selle peale, et kui sa selle loo nüüd ära kuulad, siis sul ei ole ühtegi vabandust pärast. Ja ühesõnaga ma rääkisin talle evangeeliumi, ma rääkisin talle, kuidas mina päästetud sain, rääkisin talle sellest ja siis ta ütles, et Jumal, aga sa mõtled seda Jumalat, kes mina olen ise või? Näiteks enda kohta. Et tema ongi Jumal. Et Jumal on ju inimeses, eks ole. Tema ongi Jumal. Ma ütlesin, ei, ma ei mõtle seda Jumalat, kes sinus on. Ma mõtlen seda Jumalat, kes minus on ja kuule edasi rahulikult. Ja siis ta kuulas lõpuni ja ma ütlesin, vaata, nüüd ma tõmbasin siin konksu otsa, sellepärast, et kui sa poleks evangeeliumi kuulnud, siis sul oleks vabandus. Aga nüüd sa kuulsid evangeeliumi ja sul ei ole vabandust, nii et mõtle hästi selle järgi. Ja ta ütles, ma mõtlen ja läks minema. Et selles mõttes inimestel on igasugused arusaamised Jumalast, eks ole. Et kui inimesel on mingi tunnetus või arusaamine, siis ta mõtlebki, et see on võib-olla ka, et ma olen ise Jumal või Jumal on minus või et see on ka üks selline koht, kus tihtipeale me läheme nii-öelda lõksu. Et kui mina ei olnud kristlane, ma sain päästetud 28-aastaselt. Aga kui ma ei olnud kristlane, siis ma olin 10 aastat täiskasvanud inimene, 18–28 ja jõudsin väga palju igasuguseid maailma mõtteid juba mõelda ja meil käis töö juures üks sensitiiv, kes pani meile kaarte iga reede õhtu ta tuli ja pani meile kaarte seal ja paljud asjad läksid täide. Aga mina olin väga skeptiline, ma ei uskunud ei üht ega teist poolt selles mõttes, ma olin nagu väga skeptiline, väga realistlik inimene, sellepärast, et minu kallis vanaisa õpetas mulle, et kõigepealt oli ahve, siis kukkus saba tagant ära ja see sai inimeseks. Ja kuigi ma vaatasin, ma ei ole väga ahvi moodi, aga ikkagi nagu ma uskusin, mida vanavanemad mulle rääkisid ja ma olin suhteliselt selline evolutsiooniteooria pooldaja. Ja nüüd see sensitiiv pani kaarte ja ma ütlesin, et mõtlesin kogu aeg, et siin peab olema üks konks. Siin peab olema üks konks, kus ta neid asju teab. Et tõesti need asjad lähevad täide, mis ta räägib ja ta ütleb väga palju õigeid asju. Siis ma küsisin ta käest, et kus sa tead seda? Räägi mulle. Kus kohas sa seal tarkuse võtad? Ta ütles, ma ei ütle, ma ei saa öelda seda. Aga kaartides on see tarkus. Ma ütlesin, see on mingi paberilipakas. Mingi paberitükk ja see on tarkus või? Nii nagu horoskoovid. Mingid tähed taevas ja nemad teavad nüüd minu kohta siis asju või? Nüüd mõttes nad teavad minu kohta asju. Ma mõtlesin niimoodi sellel ajal. Ja siis see sensitiiv meesterahvas võttis, tal tehti konjakit seal välja, võttis liiga palju konjakit, jäi purju ja kaardid kukkus laua alla. Ja siis ta tallus ise otsast seal ja rääkis ikka edasi, ennustas kõigile. Ja ma mõtlen, huvitav, et kaardid laua all, mees on ise purjus, tallub seal porist jalgadega otsas, aga ennustab veel selgemini kui enne. Ja ma mõtlesin, kuule tead, vaata oma kaarte nüüd. Kaardid on seal porised kõik, igatepidi seal kortses ja su jalgade all. Kus sa nüüd seda tarkust võtad? Kas kaardid läbi jalgade räägivad sinuga? Küsisin ta käest. Ja ta ütles, et tead, ma ei tea. Lõpetame selle asjad ära, läks ära, läks koju. Ta ise ka ei teadnud, kes talle räägib. Et vaadake, tänapäeval on väga palju selliseid asju, mis nagu panevad inimest, kuidas ma ütlen, nagu uskuma sellesse, et temaga räägib mingi jumal või räägib mingi kõrgem võim või räägib kõrgem jõud, eks ole. Ja kahju on ka sellest, kui me laseme ennast petta ja arvame, et see on nagu see asi, mis viib meid kuskile. Mul on ka olnud igasuguseid nägemusi ja ilmutusi ja unenägusi ja on tulnud sõnumeid ja kõike sellist asja. Aga see ei ole see, mis mind viib kuskile. Viib ainult see, et mul on suhe Jeesusega. See on ainuke asi, mis viib. Kui mina võin minna isa trooni ette Jeesusega. Muide, mul on ka väga selline tõsine kogemus sellest samast ajast, kus Jeesus tegi või isa tegi minuga veel ühe testi, kus ma ka tundsin hetkeks, mis tähendab olla tema trooni ees ilma Kristuseta. Ilma tema vereta, ilma tema
lunastustööta. Et see on ka üks selline, pärast seda, kui ma esimest korda Jeesusega kohtusin, on kõige kohutavam kogemus minu jaoks olla isa trooni ees ilma selleta, kui Kristus sinu ees kostab. Te peate nagu mõistma seda, et isa on armuline, aga ta on ka kohutav selles mõttes, et ta on õiglane, ta on oma sõna taga ja ta vihkab pattu. Me peame sellest aru saama. Et ühelt poolt on meil arm, aga teiselt poolt on meil ka kohtujärg. Ja kui me seda mõlemat poolt nagu mõistame, et on arm, aga on ka kohtujärg, siis me veelgi rohkem mõistame seda, mida Kristus meie jaoks tegi. Sellepärast, et kui sina oled temaga koos, kui sina oled tema pruut, siis sa lähed isa ahujärje ette ainult koos temaga. Ja sul ei ole vaja karta ja sinu üle ei mõisteta enam kohut. Sellepärast, et kohtumõistmine oli kus kohas? Kelle peal? See oli Kristuse peal. Sinu üle ei mõisteta enam kohut, kui sa oled temas, sest kohtumõistmine oli tema peal. Ja kui sa seda mõistad sügavuti, siis sa saad aru, et sa ei saa sellele midagi enam juurde lisada. Sa ei saa juurde lisada sinna midagi. Sellepärast, et sa võid proovida teha tegusi, sa võid proovida olla hea inimene, sa võid igatepidi proovida sinna lisada asju, aga sa ei saa sinna lisada asju. Sellepärast, et see on täpselt tagurpidi. Kui tema on sinu sees, siis sa teed sellepärast neid tegusi, et tema on sinu sees. Mitte sa tee selleks neid tegusi, et saada teda enda sisse. Mõistate? Sa teed tegusi, sa palvetad, saad välja kurja vaime, sa palvetad haigete ees, sa profeteerid sellepärast, et tema on sinu sees. Mitte sa ei tee neid asju, et sa saaksid temaga kuidagi lähedasemaks. See käib tagurpidi ja täpselt samamoodi on patuga. Täpselt samamoodi on sinu väliste tegudega nii-öelda, mis on su patutunnetus, mis on sinu igasugused apsakad, igasugused läbikukkumised. Sa teed neid sellepärast, kui sul ei ole osadust. Mõistad? Ja kui sa saad osadusse, siis need muutuvad vastikuks sulle. Sa ei saagi enne panna temaga oma asju korda, kui sa tuled tema juurde ja lased temal neid asju teha. Saate sellest vahest nagu aru. Aga me näeme massiliselt inimesi, kes püüavad täpselt tagurpidi teha. Nad püüavad enne saada heaks. Nad püüavad saada enne pühaks. Ja siis arvavad, et kui nad on piisavalt pühaks saanud, siis nad saavad tulla Jumala juurde. On nii? Ma usun, et isegi siin on mõni inimene, kes on niimoodi kunagi mõelnud. Et ma ei lähe kirikus seepärast, et ma olen nii nõme. Ma ei tea, ma joon ja suitsetan ja tõmban narkotsi ja ma ei tea, mida kõike veel. Mina ei tõmba, eks ole, aga valesti aru, ma toon näite praegu. On ju. Aga lihtsalt inimesed mõtlevad nii. Ma tegin kunagi ühe raadiosaate tegin tänavaküsitlust ja siis küsisin selle inimese käest, et mingid suvalised inimesed tulid tänaval vastu, olid natuke jommis ja ma küsisin, mul oli vaja küsida kõikide käest, et kui sagedasti te käite kirikus. See oli selline statistiline tänavaküsitlus. Kui sagedasti te käite kirikus? Ja see mees vaatas ma ütles, kirikus. Ma ei ole selleks nii püha, et minna kirikusse. Ta vastas niimoodi mulle. Ma ei ole selleks nii püha. Ma ütlesin, mis sa siis teed, et sa nii püha ei ole? No, ma ikka võtan napsu kõvasti ja ma mõtlesin, et kui ma enam napsu ei võta, siis ma lähen kirikusse. Ma ütlesin, okei, mis sa veel teed siis? No, karjun naise peale kodus ja selliseid asju. Ma ei tea, mis sa kõik veel pidi tegema. Siis ma ütlesin, et kas sa tead, mis tegelikult Jeesus ütles, et terved ei vaja arsti, vaid haiged vajavad arsti. Ja kui sa arvad, et sa oled väga terve, siis sa ei lähe mitte kunagi arsti juurde. Sa ei pea oluliseks minna arsti juurde. Sa lähed siis arsti juurde, kui sa oled haige. Kui sul on mingid valud kuskil, kui sul on mingi viga, sa lähed siis arsti juurde, sa vajad siis arsti. Kas inimene mõtleb, et ma pean enne saama terveks, siis ma lähen arsti juurde? On nii? Aga see on see, kuidas me vaimulikult mõtleme tegelikult. Ma pean ennem saama pühaks, ma pean saama ennem korralikuks, siis ma võin minna Jumala ette. Vastupidi. Sa saad minna Jumala ette sellisena, nagu sa oled. Mina läksin Jumala ette sellisena, mind tiriti muidugi, ma ei läinud kuskile. Mind tiriti Jumala ette esimest korda sellisena, nagu ma olin oma voodist. Öösel. Täpselt sellisena, nagu ma olin. Täpselt nii isekana.
nii kangekaelsena, nii jonnakana, nagu ma olin. See nimekirja oleks väga pikk, kui ma praegu jätkaks, mis ma kõik olin. Ja ta kiskus mind sellisena enda ette. Ma sain aru, et kõik, mida ma väärin, on see, et ta mind vastu võtaks. Sellisena, nagu ta on. Muidugi te teate mul, kui see oli pikk, eks ole. Ja ei olnud päris selline lilleline lugu. Aga ma tahangi öelda seda, et me ei saa iialgi iseenesest ennast vaimselt teha puhtaks ja laitmatuks valges kleidis olevaks pruudiks. Seda saab teha ainult tema, kui sa hoiad temaga osadust, kui sa lased ja lubad tal tulla enda ellu, kui sa saad aru, et tema juba tegi kõik sinu eest, aga sinu osa on olla temas. Kui sa ei ole temas, siis sa oled väljaspool. Mulle meeldib väga rääkida pruudist ja peigmehest, sellepärast, et kunagi 2004. aastal umbes 10. augustil ütles mulle, võib-olla oli see 6. augustil, ütles mulle minu pastor, et palun tule jutlusta koguduses 21. augustil. Ma ütlesin, ma olen puhkusel, ma olen Saksamaal. Ma ei saa tulla 21. jutlustama. Ja ta ütles, et Erike, ma ei ole kunagi midagi palun su käest. Aga seekord ma palun. Palun tule ja jutlusta 21. augustil. Katkesta oma puhkus. Ma ütlesin, okei. Ma pöörasin auto ümber ja sõitsin koju tagasi Saksamaalt. Ja ta ütles mulle veel seda ka, et Jumal annab sulle sõna. Ta annab sulle sellise sõna, mida sa pead rääkima 21. just. Mitte enne ega hiljem. Just sellel kuupäeval sa pead rääkima seda sõnumit. Ma ütlesin, okei, ma ei tea, ma olin hoopis teisel lainel, ma olin shoppamise lainel Saksamaal. Ma olin hoopis teisel lainel, mingisugused naiselikud igatsused tulid mühinal mu peale ja vallutasid mind. Ja nüüd ma lihtsalt keeran selle auto tagasi ja hakkan nagu sõitma ja mõtlen, mis sõna see siis tuleb selline, et ei saa nüüd oodata selle sõnaga siis. Ja magasin seal ühes hotellis ja tuligi sõna. Üllatus, tuligi sõna ja väga tõsine sõna. Ja sõitsin tagasi ja mind oli pandud ka juba sinna koguduse bülletani, et mul on siiamaani muid alles see bülletan, kus nagu mälestuseks. Ja see sõnum oli tegelikult väga tõsine. Aga mu pastor suri ära 18. augustil. Ja see oli esimene pühapäev pärast tema surma, kui kogudus oli nii-öelda siis ilma selle pastorata. Ja ma sain aru siis järsku, miks ta ütles, et seda sa ei saa varem ega hiljem enam rääkida. Sest oli ainult üks esimene pühapäev peale tema surma. Ei olnud teisi pühapäevasi selliseid rohkem. Ja ta oli andnud mulle väga tõsise sõnumi pruudist. Ja ma ei saanud seda mitte kunagi rääkida. Et uus pastor arvas, et ma ei peaks seda rääkima ja nii läks. Aga ma saan rääkida seda nüüd nii palju, kui ma tahan. Absoluutselt. Ma saan seda rääkida nii palju, kui ma tahan. Ma ei hakka seda pikalt täna rääkima, aga ma tahan seda lihtsalt öelda, et Kristus ütles, et väga tõsiselt mulle, ma ei räägi seda põhisõnumit pikalt praegu üldse, aga ta ütles, et ma näen inimesi, kes käivad minuga kui prostituudid asjade pärast, mis minust saada. Nad käivad ja tulevad mu juurde sellepärast, et midagi saada minu käest. Kas tervist, kas mingisugust raha, kas mingisugust au, mingit lugupidamist, pühamat elu, naist, meest, keda iganes. Aga nad tulevad asjade pärast. Need on minu silmis nagu hoorad. Et täna meil on väga hea jällegi vaadata meie armast pruutpaari. Et tegelikult te mõistate seda selles valguses väga hästi, et sa ei tahaks käia ühegi mehega, kes käib sinuga asjade pärast.
sa ei taha olla kellegi pruuta, kes kasutab ära sind, kes käib suga võib-olla ainult nii kaua, kui on midagi saada sinu käest ja siis ta hülgab sind. Ja samuti mehed, nii palju kui need siin täna on. Halloo mehed. Meestel on seda eriti hea tunda. Ja nad tegelikult ei taha ühtegi sellist naist endale võtta, kes käib nendega asjade pärast, kes tuleb selle pärast lihtsalt, et nende käest midagi saada. Nii kaua käivad, kui raha näiteks on või mis iganes noorust või midagi. Aga kui seda enam ei ole, siis nad ei tule. Sellepärast, et nad ei tulnud selle inimese pärast. Nad tulid nende asjade pärast. Ma tean, ma olen seda mitu korda rääkinud, aga mulle meeldib seda rääkida. Ja see on nagu väga tõsine küsimus tegelikult. Ja Jeesus ütles, et nad on nagu vaimsed prostituudid. Nad tulevad ja käivad minuga asjade pärast, aga nad ei tunne minu südant. Nad ei ole võtnud aegagi, et tulla minu juurde ja otsida minu palet. Otsida, mis on tegelikult Jumala süda. Kes ta üldse on? Miks ta üldse mida on loonud? Miks ta mind on kutsunud? Kes ta on minu jaoks isiklikult? Et nad ei võta aega, need ei huvita. Nad saavad oma nändi kätte ja siis nad lähevad vahepeal ära ja siis nad tulevad tagasi. Aga mina tahan olla nendele ainus peigmees. Ma tahan olla see ainuke tees, ajast tees, nii-öelda nagu ma mängisin, mis viib päris koju, kus sa mitte kunagi tegelikult ära enam ei lähe. Kui sa kujutad ette, kui sa jäädki temaga kokku, sa jäädki tema juurde. Ja ta ütles, et väga paljud inimesed ei tulegi, nad tulevad ukse juurde, et saada see kommikott sealt kätte. Midagi, mida on võimalik seal lähedal saada. Nad ei tule ukse sissegi isegi. Sellepärast, et see ei huvita neid. Aga mina tahan tunda nende südanta. Ma tahan olla see peigmees, kelle pruut tuleb peigmehe enda pärast. Sa tahad selle mehega koos olla, mitte tema lipsuga või mingi muu asjaga. Sa tuled selle pärast, et sa tahad selle mehega koos olla. Sa tahad õppida tundma seda meest ja sa tahad õppida tundma seda naist. Sa tuled selle pärast, mitte selle kleidi pärast, eks ole. Ja Kristus jätkas, et ja ta ütles, et ja paljudele mul on nagu hobi. Hobiga sa tegeled siis, kui sul on aega üle, kui raha üle. Siis sa tegeled hobidega, on nii. Aga kui sul ei ole aega üle ja sul ei ole raha üle, siis sa ei tule ja tegele. Ja üks viimane asi, mis siis Kristus ütles selles asjas tookord, oli see, et inimesed paljud, seda ma ütlen esimest korda praegu, et inimesed on paljud ise istutanud ennast nii-öelda Jumala kutsesse, kuhu tegelikult tema ei ole neid kunagi kutsunud ega pannud. Ja see, kui nad on seal, siis see tekitab kadedust, see tekitab võistlust, üksteise võistlemist, üksteise üle trumpamist. Ja ta nagu näitas mulle, ütles, et vaata, et see inimene, kes ukse peal tervitab, peaks tegelikult olema seal koguse ees. Ja see, kes on tegelikult pastor, peaks olema kuskil mujal teenistuses, sest mina ei ole pandada pastoriks, seda on inimesed teinud. Ja sellepärast ei ole tihti võidmist, sellepärast ei ole tihti meeleparandust, sellepärast käiakse koos lihtsalt nagu klubi. Ja see on nagu tore. Minu väga meeldis klubides käia. No enam võib-olla mitte nii väga, aga vanasti mulle väga meeldis klubides käia. See nalja ja naeru ja tantsu ja kõike see klubides, eks ole. Aga küsimus on see, kas me oleme need pruudid ühel päeval, kes tõesti oma peigmehega kohtuvad, sest sellele teele ei mahu mitte keegi teine. Ta ütles ka seda juba mitmendat korda, et kui sina oled üks päev minu ees Kristuse pruudina, siis sul ei ole mitte ühtegi vabandust, et sa tegid midagi sellepärast, et keegi teine ütles seda. Sul ei ole isegi siis seda vabandust, kui sinu oma pastor ütles midagi, mis ei ole minu sõnaga kooskõlas või minu sõnaga kooskõlas, mis ma sulle olen konkreetselt öelnud. Sul ei ole nagu vabandust, et sellepärast ma tegin, et tema ütles nii. Sul on Jumala sõna, ärge unustage, kui ta ütles, et Kristus ütles, et tulge minu juurde, siis samas me läheme ka sõna juurde. Sellepärast, et tema oli sõna, kes sai lihaks. On nii? Nii, et Kristus on ka sõna ja Kristus on ka püha vaim
püha vaimu andnud meie sisse, nii et kui meil on Jumala sõna ja meil on antud püha vaim meie sisse, nii nagu ta lubas anda isa tõotuse, siis see peab olema meie alus, mille alusel me teeme oma otsused ja oleme ühel päeval tema ees. Ja ütles väga tõsiselt, ütles mulle, sul ei ole vabandust. Kui mina ütlen sul midagi ja keegi ütleb ära, tee teistmoodi, siis ära mine sinna, kus inimesed ütlevad, või tee seda, mida mina ütlen. Sellepärast, et sa vastutad ainult selle eest, mis ma olen sulle öelnud ja sa ei vastuta selle eest, mida teised sulle ütlevad. Ma räägin vaimuõiguskutsest praegu, ma ei räägi siin nõude pesemisest või koogi küpsetamisest, eks ole. Küsin siin sõbranna käest koogi retsepti ja nüüd ma ei tea, endal ei ole, puudub ilmutus, et siis ma kooki ei tee lihtsalt. Ma ei räägi sellest, eks ole, ma räägin praegu vaimuõiguskutsest. Nii et see oli väga tõsine sõnum, mida ma tookord Jumal tahtis, et ma räägin. Ja ma sain ka aru, miks ta tahtis, et ma räägin seda, sellepärast, et ma kasvasin üles väga suures koguduses Eesti mõistes ja ma usun, et see oleks olnud väga tõsine meeleparandussõnum sel hetkel, just kui kogudus on oma pastori kaotanud. See oli see koht, kus kõik olid väga avatud, et tuua esile üks meeleparandus, sellepärast. Kujutad ette, et pastor isiklikult helistas mulle, ütles, et palun tee seda. Ja tema ilmselt tajus või teadis seda, et teda ei ole sel päeval enam. Ma arvan, et ta teadis seda juba. Et juba issand ütles talle seda. Et see oli nagu väga tõsine asi. Aga tänu Jumalale, et nüüd on meil ei ole kiviaeg enam ja meil on nüüd YouTube ja meil on igasugused TikTokid ja meil on kõik muud tokid, nii et me saame rääkida nii palju, kui me tahame, nii kaua kui suu kinni pannakse ja räägime siis vägevalt issanda sõna, kuulutame tema kuningriiki ja ütleme selle peale halleluuja. Ja täname selle eest, et tema on olnud sõnakuulelik lõpuni, et meie võiksime elada, et meil oleks elus ja seda ülirohkesti ja meie pruutkleit oleks puhastatud tema poolt. Amen!